Nagu öeldud, mina Maarja Gustavson ja maastikuarhitekt. Modereerin siis meie järgmist paneeli, kus me siis võtame fookusesse linna roheluse ja ka laiemalt väliruumi. Sest rohelus ja kvaliteetne ruum linnas on kindlasti ühed elukvaliteedi ja heaolu võtmetegurid ja need toetavad nii inimese tervist, sotsiaalsust kui ka kliimamuutustega kohanemist ja hästi planeeritud avalik ruum ei tohiks juba ammu olla luksus, vaid kestliku ja toimiva elukeskkonna alus. Ja neid teemasid kes laiemalt, kes kitsamalt hakkavadki meie panelistid siin lahkama. Meie paneeli ülesehitus siis selline, et iga panelist teeb väikese ettekande ja siis on meil vähekene aega ka vestluseks. Ja siinkohal paluksingi lavale panelistid Yoko Alender, arhitekt, Riigikogu liige, endine kliimaminister, Olli Välk, maastikuarhitekt, Johan Tähven-Vene, valgustusdisainer ja Tiit Maran, ökoloog. Ja me liigume nagu laiemaltelt teemadelt kitsamatele ja sellise laiema pildi annab meile kõigepealt Yoko Alender, kes räägib siis ruumiloome rollist riigi ja ühiskonna kestliku arengu tagamisel. Nii, ja tere päevast kõigile selles põnevas kohas. Siin muidugi ringi vaadates tahaks hoopis detailidele hakata keskenduma ja neid põnevaid konstruktsioone lahkama, mis siin on. Aga tõepoolest siis kõigepealt selle paneeli alustuseks pisut selline laiem vaade. Et ma olen sellest ajast saadik, kui ma tegelikult arhitektuuri õppima läksin Kunstiakadeemiasse 1999. aastal ja lõpetasin siis 2010. Läksin päris kiirelt tööle ka kõigepealt Tallinna linnasüsteemi, just töötama siis miljööaladega ja sealt edasi siis riiki Kultuuriministeeriumisse arhitektuurinõunikuks. Ja ma arvan, et tegelikult ma olen kogu selle aja toimetanudki mitte nende konstruktsioonide ja detailidega, mis meid siin ümbritsevad, vaid pigem just siis, mis on see ühiskonna ja ruumi suhe. Ja arhitektidele võib-olla on ikkagi aastaid tundunud, et Eesti on siis taasiseseisvumisest alates olnud selline ülimalt liberaalne oma ruumiloomes. Ja riik ei ole tegelikult väga sekkunud, aga ma arvan, et see, kuhu me oleme jõudnud tänaseks päevaks, on positiivses mõttes suurem, mitte isegi niivõrd sekkumine, aga suurem tugi, suurem osalus, sest tegelikult ju need väärtused, mille põhjal seda ruumi kujundatakse, need määravad riigi arengus niivõrd palju. Need määravad inimeste elus niivõrd palju üksikisiku tasandil, aga ka tervikuna. Ruum meie ümber, mitte keegi ei ole sellest puutumata. Panin lihtsalt mõned märksõnad, mis mul siis selles hetkes 2025. aastal, kuna me just sel päeval, kui ma seda ettekannet ette valmistasin, olime ametisse nimetanud siis Eesti esimese riigi arhitekti Tõnis Arjuse. Asi, millega ma tõepoolest ka ise olen alates sellest samast kooli lõpetamisest saadik erinevates ametites toimetanud, neid arhitekte, kes selle nimel tööd on teinud ja ka laiemalt neid inimesi, kes selle nimel tööd on teinud, et Eesti saaks endale riigi arhitekte, neid on väga palju ja suur rõõm selle üle.
et selline hea spetsialist, nagu seda on Tõnis Arjus, endine Tartu linna arhitekt, nüüd siis tõepoolest juunikuus tööle asub. Ja ma arvan, eelkõige on oluline siin tõepoolest see väärtuspõhisus ikkagi. Ja me oleme liikunud ikkagi üha enam sinna, et see märksõna inimkesksus on saamas ikkagi keskseks märksõnaks. Et kui varasemalt ma arvan, et Eesti taasiseseisvumise järel oli pigem selline suhteliselt individualistlik ja materialistlik mõtteviis, kus kõik said oma mingit laadi kinnisvara kuskilt tagasi, hakati ehitama oma kodu, oma pere jaoks oma 4 seina vahel, siis mida enam me oleme need kodud saanud enam-vähem valmis, seda laiemale on liikunud see meie teadlik ruum, mille kujundamises me soovime kaasa rääkida. Täna võib-olla kohati tundub vähemalt mõnedele, kes kuskil soovivad midagi planeerida või midagi ette võtta, et see minu ruum on liikunud nii kaugele, et tekib tunne, et ei saagi kuhugi enam midagi teha, ühtegi tehast, tuulikut, mida iganes hoonet püstitada. Aga ma arvan, et see kõik on normaalne ja tegelikult eks siin tulebki ikkagi seesama inimkesksus mängu, et kõike seda tehes on vaja ikkagi arvestada eelkõige just nimelt nende inimestega, kes seal toimetama hakkavad. Samuti mulle tundub, et me oleme hakanud rohkem aru saama sellest, kui oluline on planeerimine. Kes meil planeerimisega üldse tegelevad, eks ole, planeerijate koolitus Eestis on selline, ma ütleks, et esialgu veel üsna laialivalguv juhuslik eriala. Maaülikoolis natukene toimetatakse, Kunstiakadeemias tegelikult õpetatakse arhitekte, linnaplaneerijaid. Konkreetsemalt paljud neist tegelevad õnneks muidugi ka planeerimisega, aga et asustuse planeerimine. Taasiseseisvumisest alates on asustuse alla läinud 7 Viljandi täit ruumi. 7 korda Viljandi pindala on tulnud juurde asustatud ruumi. Seda enamasti valglinnastumise arvelt, mis kindlasti ei ole kestlikkuse mõttes eriti positiivne nähtus. Ehk siis selline ruum ja ressursi kasutus laiemalt. Me hakkame aru saama, et ressursid ei ole piiramatud. Ei meie inimesed, tihedus kui ressurss, materjalid, looduskeskkond, puhas vesi, kõik see. Samuti hakkame aru saama, et ruumil ja tervisel on niivõrd üksühene seos. Kuidas paneb ruum meid käituma, kas ta paneb meid end füüsiliselt liigutama või ta sunnib meid autosse, kas on tagatud hea mikrokliima, kõik need aspektid, kas ruum toob meid kokku selleks, et meie vaimne tervis oleks hoitud. Ja muidugi ruum ja konkurentsivõime, olgu selleks siis turism, elukeskkond talentide meelitamise jaoks ülioluline ja targad inimesed tahavad elada heas elukeskkonnas ja tulevad sinna, kus on hea elukeskkond. Õigusruumis siin, ma ei tea, kas neid slaide jagatakse hiljem või mitte, panin igaks juhuks need lingid ka, ports olulisi dokumente tegelikult, millega siis riik on järjest siin olulisi väärtusi kehtestanud. Hetkel võib-olla kõige olulisem kvaliteetse ruumi kriteeriumite siis planeerimisseadusse kirjutamise protsess, mis siis kliimaseadusest tegelikult nüüd välja on tulnud ja ma loodan, et see peatselt juhtub. Ja ka Eesti 2050 üleriigiline planeering. See ei peaks olema lihtsalt dokument, mis dokumenteerib olemasolevat olukorda, vaid päriselt hakkab ka ruumilist arengut suunama. Aga lihtsalt, et näidata, kui palju on tegelikult neid institutsioone, mille kaudu siis riik neid väärtusi ruumis püüab edendada. Alates siis koolidest, kultuuriasutustest, aga loomulikult kõikides ministeeriumites mingil määral ruumiga tegeletakse, võib-olla kõige konkreetsemalt nendes ministeeriumites, mis ma olen siin välja toonud ja Rahandusministeeriumi kaudu Euroopa Liidu raha suunamine, meeletult suur vahend tegelikult ruumilist arengut, ruumilist kvaliteeti tõsta, näitan ka lõpuks ühe konkreetse näite. Ja põhiroll tegelikult ruumi kujundamisel siiski on kohalikel omavalitsustel. Ja siin on ülimalt hea meel, et teine asi lisaks riigiarhitektile, kes siis Maa- ja Ruumiametis on tööle asunud, seesama Maa- ja Ruumiamet ise ehk siis MaRu
selle asutuse loomine kui selline rakendusasutus, kes siis ruumipoliitikat Eestis üldse ellu viib ja on nendele kohalikele omavalitsustele toeks. Sest ega siis meil on siiski 79 omavalitsust, et leida igal pool nii-öelda pädevaid ruumikompetentsiga inimesi on paras väljakutse. Ja siin siis riik sellesama Maa- ja Ruumiametiga, kus siis töötab ka riigiarhitekt ja on olemas see tugev kompetents, mis peaks siis kohalikul tasemel aitama ruumilisi arenguid suunata ja ellu viia. Mõned veel põhimõtted, loomulikult kutsestandardid, arhitektuurikonkursid olnud tõesti, kui vaadata tagasi, ma näen siin publikus on enamus noored inimesed, teie jaoks on see kõik juba loomulik, aga mõni, kes on olnud meiega pikemalt, mäletab, kui palju on tulnud tegelikult võidelda ja argumenteerida selle nimel, et nii need standardid kui need arhitektuurikonkursid, kui näiteks kvaliteedinõuded riigihangetes, riigi kinnisvara omaniku ootused, et kõik need väärtused saaksid nii-öelda nõuetena sisse, eks ole, et need muutuksid normaalsuseks. Siis kultuurivaldkonnast hea avaliku ruumi projekt, kuhu suunati meeletul hulgal nii riigi enda kui Euroopa Liidu raha, et kujundada siis Eesti sünnipäeva puhul ja peale seda Eesti väiksemate linnade keskväljakud inimkesksemaks ja kvaliteetsemaks. Inimarengu aruanne, mis vaatas siis mõnede aastate eest linnastunud ühiskonna ruumilisi väljakutseid. Ja siis viimasena siin see kestliku elukeskkonna põhimõtted siis ka planeerimisseadusesse, mis peaks siis veel meid ees ootama nüüd, kui kliimaseadus tuleb lõpuks ka Riigikogusse. Aga siin lihtsalt üks näide kodutänav siit samast lähedalt, kuidas tegelikult sellise ühe tänava puhul siin tõin välja ka, siit ei saa vist ma ei tea, kas selle lingi peale saab minna. Lihtsalt siin saavad kokku kõik need samad asjad. Euroopa Liidu raha, riik suunab konkreetselt teatud tüüpi liikuvust keskkonda arendavatesse projektidesse Euroopa Liidu raha, millel loomulikult on juba ka olnud mingi väärtuspõhine suund. Linn taotleb, arhitektid osalevad konkursil, lõpuks see asi saab reaalsuseks. Paljud on olnud siin ka kohalikena arvamust avaldanud poolt vastu ja nii edasi. Aga lõpuks, kui asi saab valmis, siis inimesed kasutavad. Ja see ongi ruumi puhul kõige olulisem, see päris kogemus, et tulla ja vaadata, kuidas ruum paneb sind käituma üht või teistmoodi. Ja mitte ainult mingid hipsterid, vaid siin tänaval käivad igasugused inimesed, igas vanuses käivad, talvel käivad, suvel. Ja selles mõttes näitab, kui tugev mõju on heal ruumil. Ja lihtsalt lõpetuseks siis tõepoolest, et hea meel, et sellel aastal oleme saanud nii Tallinnale linnaarhitekti kui ka siis Eestile riigiarhitekti. Oleme saanud Maa- ja Ruumiameti, mis annab siis tuge KOV-idele ja üleriigilise planeeringu koostamine on vägagi käimas. Ja lihtsalt isiklikust veel lõpetuseks, ma arvan, et on ülioluline, et arhitektide kompetents ka on minemas laiemalt teistesse avalikesse ametitesse. Ise olen veetnud viimased 10 aastat poliitikas ja selle erinevates vormides. Ja teen ka doktoritööd sel samal teemal, et miks seda ruumikompetentsi peaks ka väljaspool projekteerimist konkreetselt siis riigi ja ühiskonna huvides nii-öelda rakendama. Ja ka olen koostanud siis EKAs avatud akadeemias ruumipädevuse kursuse siis ka teiste erialade esindajatele, sest arhitektuur ei ole mingi esoteeriline amet ainult valitud seltskonnale mustas kõrgete kaabudega, vaid see on kõigi asi. Aitäh! Nii, nüüd Olli Välk räägib meile Hundipea projektist, taimede päästmisest ja elurikkusest. Tervist kõigile! Mina olen Olli Välk, olen maastikuarhitekt Lootusprojektist ja tutvustan teile Lootusprojekti meeskonna poolt koostatud. Ma ei tea, kas selle slaidi saaks ka panna?
maastikuarhitektuurset eskiisprojekti, mis on valminud siis Hundipea OÜ tellimusel ja vastavalt nende poolt koostatud lähteülesandele. Meie rohkem, jaa. Ma ei tea, kuidas... Meie eesmärk oli luua Hundipea sadama alale erinevaid haljasalasid, mis tooksid siia loodust, elurikkust ja pakuksid tuulevarju ja elavdaksid olemasolevat kivipinda. Hundipea ei ole lihtsalt haljastusprojekt, vaid looduse teadlikult samm-sammult linnaruumi toomine. Kõik ei pea kohe valmis olema ja ei saagi kohe valmis olla. Leiame, et jätkusuutliku ja antud keskkonda sobiva haljastuse kujunemisel on oluline ajafaktor. Siia istutatud taimed vajavad aega kohanemiseks ja seda meil tõepoolest praegu on, sest nagu me kõik teame, siis planeerimis, projekteerimis, ehitamise, rajamisprotsessid võtavad väga palju aega, aastaid, võib-olla isegi aastakümneid. Ja miks siis mitte kasutada seda aega erinevateks katsetusteks? Need haljasalad, nüüd läks vist tagasi. Haljasalad, mis me siia projekteerisime, on siis erineva suurusega, küllaltki väiksed, hajusalt üle kogu Hundipea sadama ala. Siin te näete siinsamas meie lähedal, kus meil praegu see üritus toimub, on siis projekteeritud linnapark, millest peaks siis ka kujunema kogukonna kooskäimise ja kaasamise koht. Nõlva tänava pool on siis erineva suurusega väiksed, natuke suuremad lilleniidud ja Akira Miyawaki meetodil linnamets projekteeritud. Meie eesmärk oli kasutada neid erinevaid istutusalasid, püsikute peenrad, kõrghaljastus, konteinerhaljastus, vertikaalhaljastus, linnamets, et katsetada siin erinevaid haljastusmeetodeid, erinevat haljastustihedust. Kuna me teame, et on tegemist väga tuulise mereäärse alaga, siis üks peamine ülesanne oli ka siin katsetada taimedega, katsetada erinevate istutusviisidega, et selgitada, millised taimed siis tegelikult siin keskkonnas lõpuks ellu jäävad ja mida saab ka tulevikus sellel alal linnahaljastuses kasutada. Projekteerides linnaparki ei olnud meie eesmärk luua valmis objekti, vaid luua esimeses etapis istutusaladele raamid, teha esimesed istutused, anda suund, kuhu edasi liikuda ja tegelikult nüüd on see pall praegult kohaliku kogukonna käes, kes siis siin edasi toimetab. Muidugi me jälgime seda protsessi, nõustame vajadusel, aga see, mis siin tegelikult hakkab kujunema, et see on ikkagi väga palju kogukonna kätes. Nüüd, kui rääkida siin nendest väikevormidest või haljastusest, siis meie eesmärk oli kasutada võimalikult palju sadamaalal leiduvat taaskasutusmaterjali, tünne, mahuteid, konteinereid, mida iganes, mida siis on võimalik kasutusele võtta näiteks konteineristutusteks ja vertikaalhaljastuseks. Ma tsiteerin siin ka Kersti Lootust, et naabruskond äratab ruumi ellu. Me leiame, et samaaegselt välisruumi loomise ja kujundamisega on võimalik luua ja kujundada ka kogukonda. Me teame, et ajas hakkab see kogukond siin muutuma, suurenema, seega muutuvad vajadused. Aga
kuna me oleme oma projektis jätnud nii palju ruumi ja just mänguruumi ja muutmisteks vajalikku pinda, siis seda on kõike võimalik siin vastavalt vajadusele ka teostada. Praeguseks on näiteks saanud linnaaiandus siin hoo sisse tänu siis erinevatele aiandusalastele koolitustele, töötubadele, erinevatele ühistegemistele, aga tegelikult kuhu see kõik välja viib, seda me täpselt ei tea ja seda näitab aeg, et kas see ala muutub toidusaluks või siis muutuvad need prioriteedid ajas ja tähtsaks saavad hoopis mingid muud tegevused. Näiteks oluliseks muutub lastele tegevuste pakkumine, aga miks ka mitte nii üks kui teine, sest kumbki ei välista teineteist, aga võib-olla hoopis midagi muud. Ja siin ka on siis Nõlva tänavale on projekteeritud, ta ei ole küll praegult veel rajatud, aga on plaanis järgmistes etappides rajada Akira Miyawaki meetodil linnamets. Ma olen siin see on tegelikult teema, mis on väga põnev ja võtaks väga palju aega, aga ma tõin siin kõige olulisemad punktid välja, mida selle minimetsaga tegelikult on võimalik saavutada ja vist kõige olulisem on see, et teda on tegelikult võimalik ka väga väikestele aladele rajada. See on minimaalselt 9 ruutmeetrit peab sul selleks olema ja kui sa suudad selle esimesed paar aastat seda hooldada ja vajadusel ka kasta, siis edaspidi on ta põhimõtteliselt hooldusvaba. Aga kõik see kasu, mis ta linnaruumile toob, on tegelikult hindamatu. Ja ma läheksin edasi. Ja siit kohe jätkuks sellele on taimede taaskasutus, et siin mitmeid kordi käies sellel sadama territooriumil oleme avastanud, et sadamaalal on tegelikult väga rikkalik taimestik, rohttaimed, põõsad, väiksemad puud, mis tegelikult arenduste, ehituste käigus on määratud likvideerimisele. Ja praeguses etapis võiks tegelikult sobivad taimed sealt ümber istutada. Oleme ka sellesse protsessi kaasanud botaanikaaia teadlasi, oleme ka nendega seda ala uurinud, et mida sealt saaks ära kasutada. Ja ma olengi siin tegelikult toonud välja taimede taaskasutuse põhiprintsiibi, et istutuskohaga sarnastes tingimustes ja mikrokliimas kasvanute taimede ellujäämine pärast ümberistutamist on kõige tõenäolisem. Aga see ongi see koht siin, et paarisaja meetri kauguselt ümber istutatud sammal puu põõsas tegelikult see tõenäosus, et ta siin kasvama läheb, on väga suur, sest ta on harjunud nende tingimustega. Ja kuna lootusprojekt teeb väga tihedat koostööd ka Tallinna botaanikaaiaga, siis just praegusel hetkel me teame seda, et botaanikaaed on aastaid looduskaitsealaseid taimi ümber istutanud arendusalaselt, kuid nüüd on sinna lisaks lisandunud ka muud taimed, mida saaks linnahaljastuses kasutada. Ja üks selliseks huvitavaks taimeks on erinevad samblad ja praegusel hetkel on näiteks Tallinna botaanikaaaias testimisel, uurimisel siit samast Paljassaare poolsaare Dekoili territooriumilt ümber istutatud sammalde uurimine ja katsetamine, et võimalik, et erinevatel sammaldel on kindel koht tuleviku linnahaljastuses. Ja siia juurde lisan veel, et miks nendeks ümberistutamist alguteks, miks mitte kasutada ka siis kogukonda, et see liidaks kogukonda ja suurendaks teadlikkust taimedest, oma ümbruskonnast, et see oleks kindlasti üks kogukonna kaasamise võimalus.
Ja siis nagu paari sõnaga veel ka lilleniitudest, et kui me ütleme, et lilleniidud, siis meile nagu assotsieerub kohe mingi suur heinamaa. Tegelikult linnas ei ole see alati võimalik, ruumi on vähe ja miks tegelikult saab kasutada ka palju väiksemaid alasid, sillutisi teiste taimede vahel. Et need alad ei pea üldsegi olema väga suured. On võimalik katsetada meie projektis ka erinevaid lilleniidu segusid, sest me teame, et tõepoolest, et osad alad lähevad ehituse alla, aga need haljasalad, mis nüüd pikemas perspektiivis jäävad haljasniitudeks, siis nende lilleniitude rajamisega ongi praegult õige aeg alustada, sest tegelikult oma õige rikkuse ja ilu saavutavad nad alles 3-4 aasta pärast. Ja siin paar näidist ka, üks on siis Tallinnas Kõrgepinge tänaval paar aastat tagasi rajatud lilleniit ja siis Kopenhaagenist üks väiksem ala, mis on siis nagu teiste taimede vahel. Ma lõpetaksin nüüd tegelikult hooldusega, et see ei ole alati väga populaarne teema, aga võib-olla see selgitab ka ära, miks me seda kõike siin teeme, et tegelikult loodusrikkus ei tähenda loodusvabadust linnaruumis. Et jätkusuutlik haljastus linnaruumis ei ole võimalik täiesti ilma hoolduseta. Me peame ikkagi mingil määral, vähemalt algetapis sellega tegelema. Kuid seda hoolduskoormust ja kulusid on võimalik vähendada just istutades antud kasvukeskkonda ja mikrokliimasse võimalikult sobilikke liike. Et siis saab see haljastus minna ainult paremaks aastatega. Aga aitäh teile, et see oli praegult meie projekti lühitutvustus. Ja, aitäh, Olli. Ja nüüd Johan Tähven-Vene, valgustusdisainer, valgustuse mõju linna loodusele. Tere! Tore, et olete tulnud kuulama. Aitäh teile. Aitäh eelkõnelejatele huvitavate esitluste eest. Olli jutu täienduseks. Mulle tuleb endale meelde, meil on Muhumaal talu ja seal on selline looduslik nähtus nagu alvarid. Ja alvarid, kes ei tea, on loopealne liit. Ja alvarid tegelikult vajavad ka hooldust, looduslikku hooldust ja ajalooliselt on neid hooldanud lambad, keda seal peetakse. Ehk siis kui neid ei ole, siis kasvab see loopealne niit kadakaid täis. Aga mina räägin teile täna siis valgusreostusest, valguse mõjust ja valguse mõjust linnaloodusele, nii elavale, nii kõndivale kui ka rohelisele loodusele. Aga hakkame siis minema. Mina tegutsen täna Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis linnavalgustuse projekteerimise projektijuhina. Ja ühtlasi olen ka valgustusdisainer ja lektor. Et siit võib siis minu ajajoonele pilgu peale visata. Umbes 14 aastat olen selle valgustuse teemaga tegelenud erinevate külgede alt. Ja nüüd siis 2023. aastast valgusega linnaruumi keskkonnas süvitsi. Väike ülevaade Tallinna siis linnavalgustuse prioriteetidest. Tallinnas on täna kokku 72 679 valgustit, millest on 45 115 LED-valgustit. Ehk siis circa 62% valgustitest on siis vahetatud keskkonnasäästlikumate LED-valgustite vastu. Eesmärgiks on siis tagada kodanike turvatunne, valgustusvõrgu efektiivsus, paindlikud linnavalgustuse juhtimis- ja kontrollsüsteemid ja planeerimis-hooldustööde digitaliseerimine ja kõik muu, mis siin kirjas on. Aga täna keskenduks siis peamiselt nendele punasega ääristatud teemadele, mis on valgusreostuse vähendamine ja keskkonnasõbralikud valgustuslahendused. Ehk siis, et mis on probleem,
ja kuidas me seda lahendame. Loodan teile anda sellest täna siis ülevaate. Tallinnas meie identiteedi, Tallinna üheks suureks siukseks sümboliks on tema siluett, mida nimetatakse siis kilukõrvi siluetiks. Ja kui me täna vaatame seda pilti, siis see pilt on üsna kirju. Et tegeleda selle öise vaatega siis, ja seda paremini välja tulla, siis me peaksime vähendama valgushäiringuid. Näitan teile hiljem ka ühte mõõtmispilti sellest. Hoidke see pilt meeles. Ja mis on siis tänane kontekst? Et Tallinna linn 2023. aastal tellis siis valgustuskeskkonna, valgusreostuse ja räiguse hindamise ja analüüsi. Uuringu teostus siis Tallinna Tehnikaülikool, see on üsna põhjalik ülevaade sellest, mis Tallinnas siis valgusreostuse mõistes toimub. Valgusreostust jaotatakse suuresti kaheks. On astronoomiline valgusreostus, mis takistab meil nägemast taevatähti ja taevakehasid, ja on ökoloogiline valgusreostus, mis siis häirib elus loodust. Siit siis võrdluseks, et kui me räägime päevavalgusest ja räägime päevavalgusest selle spektri mõistes, siis spektri osas me võime näha seal kõige vasakpoolsemas üleval nurgas siis päevavalguse spektrit. All siis tuleb järjest luminofoorlambi spekter, 4000 kelvinise värvustustemperatuuriga LED-valgusti spekter ja 3000 kelvinise valgustusega LED-valgusti spekter, mis on üsna rikkalik spekter, aga me võime vaadata seda, et selles spektris on väga tugev sinine piik. Sinine spektri osa on selline, mis põhjustab väga paljudes liikides, kaasa arvatud ka inimestes, ärksust ja annab ajule signaali, et nüüd on aeg tegutseda. Sellest võib-olla hiljem kunagi pikemalt, aga siis on nii-öelda vanad traditsioonilised valgusallikad seal kõrval, elavhõbelamp, naatriumlamp ja siis sooja värvustemperatuuriga LED-lamp, kus puudub siis sinine piik. Ja mida me näeme siis siin teisel pool graafikul on see, et kuidas siis, millistes spektri osades näevad inimesed, hiired, kanad, kes on tegelikult tetragrammaatilised ja näevad lisaks sinisele, rohelisele ja punasele ka veel UV-kiirgust. Olen ise teinud munakanalale valgustusprojekti kunagi. Oli väga huvitav uurimustöö kanade nägemisest ja mis neid häirib. Ehk siis see maailm on tegelikult täiesti erinev. Ja kui me räägime, et oleme pikka aega rääkinud siis sellest inimkesksest ruumist ja inimestele kujundamisest, siis tegelikult üks Soome teadur, kellega ma kunagi sel teemal vestlesin, ta ütles, et talle see inimkeskse valgustuse mõiste tegelikult üldse ei meeldi. Ta tahaks selle vahetada elukeskse valgustuse vastu. Tema siis peamiselt uuris siis taimekasvatust. Ja siin paremal pool siis me võime näha, kuidas siis erinevad putukad valgust näevad ja mis spektri osad neid mõjutavad. Ja see pilt on üsna kirju, kuidas milline valgus meile keskkonda tuleb siis seal mustal taustal ja kuidas siis erinevad liigid näevad. See on väga tugev variatsioon. Siin me võime siis näha seda, selle tabeli pealt kokkuvõtvalt, läbivalt ei hakka läbi käima kõiki neid liike, aga selle põhjalt võib öelda, et valgus stimuleerib kõige vähem siis kollases, oranžis ja punases spektri osas meid. Siin siis üks näide sellest, kuidas valgus ja selle spekter mõjutab taimekasvu. Ehk siis, et me näeme seda, kui me vaatame siis seda ülevalt seda koodi, siis B on, eks ole, nagu all selgitab, sinine, G on roheline, R on punane ja HR on siis hüperpunane, 664 nanomeetrit, mida kasutatakse peamiselt taimekasvatuslampides. Me näeme seda, et kui meil on sinise osakaal väga suur, siis see taim, neil taimedel lasti kasvada 4 nädalat,
erineva valguse all ja me näeme seda, et tegelikult kui meil on siis punase ja hüperpunase osakaal suur, siis taimed kasvavad suuremaks ja mida suurem on sinise osakaal, seda rohkem jäävad taimed kängu. Siinkohal võib-olla, mis oleks siis lahendus, kuidas me teeme kõiki liike, sealhulgas taimi, kaasavaid valgustuslahendusi. Siin on siis selline ringikujuline graafik, kus on kujutatud aastaring kuude lõikes ja see peenike joon näitab seda, kuidas siis päike, kui kõrgelt käib päike. Ja ülejäänud osas, mis on siis tegelikult see soovitus? Soovitus ongi tegelikult kasutada sellel ajal, kui inimestel seda valgust vaja ei ole. Kasutadagi siis valgust punase spektri osas ja siin juures tuleb meile mängu ka automaatika, mille abil me saame siis juhtida valgustuse intensiivsust, sest üks asi on spekter, teine asi on intensiivsus ja kolmas on see, kuidas see valgus jaotub meie keskkonnas, ehk siis, et kuhu me seda valgust laseme. Need on need põhilised 3 aspekti, mis siis mõjutavad linna loodust. Et me saame juhtimise ja valgusjuhtimise teel täna mõjutada intensiivsust valgustitel ja me saame muuta ka nende spektrit, kõik need tehnoloogiad on olemas, ehk siis me saame samal ajal muuta spektrit, vähendada ka intensiivsust. Me näeme seda, et mida laiem see ring on, siis seda suurem on intensiivsus, mida kitsam on ring, seda väiksem on intensiivsus ja siin parempoolsel graafikul me võime näha seda, et vahepeal on siis valge, vahel on punane see valgus. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt õhtul, siis kui inimesed liiguvad veel, on veel valge valgus, läheb punaseks ja hommikul, kui nad hakkavad liikuma veel enne päikese tõusu, läheb see valgus valgeks tagasi. Ehk siis, et me ikkagi maksimeerime seda aega ja anname seda loodusele, sest meil on olemas öised loomaliigid, kes tegutsevad öösiti. Meil on olemas ka päevased. Mõlematel nende jaoks on tegelikult vaja pimedust. Et täna me linnaruumis peaksime rääkima pigem pimeduse säilitamisest kui valguse, kõige valgustamiseks. Ehk meil tänased moodsad tehnoloogiad tegelikult annavad selle jaoks väga palju võimalusi. Siin siis näha see Tallinna siluett, mida me siit selle pildi pealt näeme. Me näeme seda, et kui sa saabud laevaga, ütleme siis Soomest või Rootsist, siis sellest siluetist ja nendest hoonetest ei ole nagu väga palju näha. Ja kõige suurem valgusreostusallikas täna Tallinnas on Tallinna Sadam, kus valgustid on kõrgete mastide otsas, nad on suunatud, nad ei ole juhitud, suunatud ülesse oma rõhttasandist. Ehk siis kuna me asume täna ka sadamaalal, kus hakatakse tegema arendust ja kui siin on mõni arendaja, kes mind täna kuuleb, siis palun võtke seda arvesse oma selle valguskeskkonna kujundamisel, et teie linnaruum, mida te loote, oleks Tallinnasse saabujatele nähtav, mitte selle nägemist takistav. See on teile endale kasulik, rahaliselt, majanduslikult, kui ka aitab kaasa linna loodus. Siin siis see 3. aspekt, ehk siis valguse suunamine, kuhu teda suunata. Et täna, kui meil on hästi hajusa kupliga valgustid, siis see valgus läheb tegelikult igale poole. Meil on ka tagasipeegeldav valgus, ehk siis me peame vaatama, millise tonaalsusega pinnale me seda valgust suuname. Kui me suuname seda valgust pindadele, mis on heledad, siis me peame arvestama, et nad peegeldavad seda valgust ka tagasi. Kas meil üldse on vaja nii palju tänavavalgustust luua või me saaksime valgustust luua arhitektuuri abil, peegeldades valgust linnaruumi, ka üks kontseptsioon. Ja siin allpool võib vaadata siis valgustamist vajav ala tegelikult, eks ole, ja mis siis kõik sünnib, kui me seda valgust ei suuna õigesti. Ja lõpetuseks tooksingi siia juurde sellise kriteeriumi nagu Portelli skaala. Portelli skaala näitab meile siis 1-9, kui hästi me näeme öösel taevatähti. Kui Portelli skaalal on määratud linnakeskkond 8 või 9, mis tähendab seda, et me oleme kesklinnas, me vaatame taevasse, me ei näe mitte midagi peale valguskuma ja see on ka kõik. Number 1 on siis täielik taeva nägemine, valgusreostust ei ole. Ja siin on siis kaart, võite minna sellisele lehele nagu darkskymap.org ja vaadata sealt siis, kuidas valguse heledus maailmakaardil jaguneb. Olen siis zoominud sisse Eestisse
Eestis me võime vaadata, et Tallinn ja Tartu on suuresti valgusreostust tekitavad. Ka Pihkvas tegelikult on väga tugev valgusreostus, umbes nagu Pärnus, kui natuke isegi hullem. Ja kus siis saab nautida tähistaevast? Seda saab nautida Kõpu poolsaarel, Sõrves ääres ja Saaremaal kihelkonnas. Ja eriti mitte mujal Eestis. Ehk siis, et meil on tegelikult seda pimedat taevast väga vähe jäänud. Aga ma ei ole mul oleks tegelikult väga palju materjali, millest teile veel rääkida. Ma klõpsin selle kiiresti läbi ja annan ka järgmistele inimestele sõna, et võite mind pärast kinni püüda, võime sellest ka pikemalt rääkida ja kes tahab tutvuda siis valgusreostuse uuringuga, siis see on olemas täiesti Tallinna uuringute infosüsteemis vabalt kätte saadav. Võtke kätte, lugege läbi, see on üsna pikk dokument ja siin, veel viimane asi. Milleks meil on vaja valgustusdisaini? See on siis Kanuti park ennem selle renoveerimist ja pärast renoveerimist. Ennem me näeme ainult valgeid täppe ja pärast. Kõik on suunatud, kõik on nähtav. Aitäh teile. Aitäh, Tähvan. Me oleme niisugused piiratud ajaraamis, et ma soovitan kõike paneliste kinni püüda ja küsida juurde. Tiit Maran, ökoloog, ta räägib meile kriisidele valmis linnast ja metsiku elu võimalikkusest linnaruumis. Ja, aitäh. Äärmiselt huvitavad ettekanded, minu omad võib-olla liiguvad kuhugi teistesse dimensioonidesse. Ja tegelikult ette on nagu kahes osas, et kohanemine kriisidega linnas ja teine on siis loomad linnas. Esimene osa tuleneb sellest, et kui me vaatame praegust aega ja võtame ainult ühe kintsa objekti, kliima, siis viimase 22 kuu jooksul on keskmine temperatuur on kõrgem kui 1,7 kraadi, mis on siis rohkem, kui me kunagi lootsime, et Pariisi kokkuleppega on võimalik saavutada. Miks ma seda ütlen, on sellepärast, et kas me tahame või ei taha neid suuri muutuseid, mis on seotud kliima ja üldiselt keskkonnakriisiga, me ei saa neid vältida. Need tulevad nii ehk naa, loodetavalt pehmemal kujul, nii pehmel kujul kui vähegi võimalik, aga need tulevad. Ja see paraku tähendab alati seda, et me peame kuidagi kohanema. Kuidas? Ega keegi täpselt ei tea. Ja kui me neid muutuse tüüpe vaatame, siis ühed muutused on taolised üldised, soojenemine, aastaaegade muutumine, niiskuse režiimi muutumine, siis lisaks on ka sellised nagu näiteks ette ennustamatud keskkonnamuutused, hüppelised vihmavalingud, tuuled, kuumaperioodid, aga samuti ka üleilmse infrastruktuuri tarneahelate muutumine väga rabedaks. Ja sellega peab arvestama, kui me tahame kohaneda, kui me tahame ette mõelda, mida teha. Ja paratamatu sellises situatsioonis, kui me praegu enamikus oma toimetustes toimetame eeldusega, et kõik läheb edasi nagu business as usual, siis tegelikult peaks hakkama mõtlema vastupidi, et tulevik on business as unusual, mis tähendab seda, et ootamatult peame me tegelema teadmatusest ja väga pikalt kehtinud tavaarusaamised linnast ja ka kõikjal mujal tegelikult vajavad ümber mõtestamist. Kusjuures keegi me ei tea, kuidas seda ümber mõtestada. Ja siit siis mõningad juhtmõtted, et me peame lihtsalt otsima ja katsetama. Aga kui mõelda nende muutustele kõige rabedamaks muutumise peale, siis ma toon mõningad mõtted. Mida lokaalsem, seda parem. Mida lihtsam, seda parem. Mida sõltumatum, seda parem. Mida kogukondlikum, seda parem. Ja mida enam looduslahendusi, seda parem. Kindlat vastust keegi teile, kuidas edasi toimetada, ei ole suuteline andma, aga neid me peame kõik hoidma, sest ainult nii saab liikuda kohanemise teel. Ja nüüd ma toon selle teise poole, siis linnad loomas, või linnad loomas, loomad linnas, et kuidas tuua loomi linna. Ja ma julgen väita, et see on eelkõige kultuuri teema. Mida me oleme nõus taluma, sest et kui me toome endast teistsuguseid loomi linna, siis see paratamatult tähendab ka seda, et me ei saa neid võtta nii, nagu see oleks mingisugune teistsugune loomaaed. Või kui ma sõnastaks seda teistmoodi, aeg-ajalt on meie mõtlemine niimoodi, et kui me toome seda loodust linna, siis me toome mingi teistsuguse aianduse linna, teistsuguse loomaaia linna, et jah, nad on olemas, aga nad on mingites kindlates raamides. Tegelikkuses on see, et kui me tahame loomi linna tuua,
siis me peame kuidagi laskma linna mingisugusel kujul ka sisse ökosüsteemi kui terviku. Ehk siis kõik selle toidubaasi, eluruumi, mis loomadel vaja on. Toompea lossi ühes tornis pesitseb lõopistrik. Ägedalt karjub. Ta saab kuskilt siit süüa. Aga me võiksime ka mõelda selle peale, et võimalik, et väikeste nõksudega näiteks arhitektuurse poole pealt saaksime neid juurde tuua, kas või näiteks selleks, et üle pea kasvanud kajakate ja vareste arvu hakata vähendama. Ma pean silmas siin näiteks kanakulli või võtame siis kas või hiireviu. See kõik võiks olla võimalik, tegelikult nad juba on ka linnas olemas. Aga jällegi, kus on see piir, millega me oleme nõus hakkama saama? Ma tahtsin tuua 2 näidet. Üks on siin, Churchill Manitobas, nii-öelda jääkarude pealinn. Need inimesed elavad koos jääkarudega. Linna ümber liigub ringi umbes 1000 jääkaru teatud ajaperioodidel ja inimesed saavad sellega hakkama. Seal on reegel taoline, et autosid ei suleta, sest et kui mingi jääkuru tuleb, siis peab olema võimalus autosse peitu pugeda. Ja nii edasi ja nii edasi. Antud juhul võib muidugi öelda, et see on selline nagu sunnitud asi, et koos elamine, aga et võib-olla muidu oleks parem. Muide, seal on olemas ka jääkaru vanglad, et kui keegi ülekonnetuks läheb, siis pannakse ta vanglasse, pärast lastakse kuhugi kaugemale lahti, et nad liiga ei teeks. Aga tooksin teise näite ja mul on jube kahju, et ma ei saa seda videot näidata, see lihtsalt ei lähe tööda, see on Samet Saarmas. Tema levikupilt on siin üleval näha ja terve oma leviku osas on see liik üsna ohustatud. Ja on üks koht, kus ta ei ole ohustatud. See on Singapuri linn. Singapuri linn, mis on selline ärikese, pulseeriv süda. Aga seal linnas on niimoodi, et need käivad ringi, need elavad, see on ainukene elujõuline populatsioon praktiliselt kogu maailmas. Ja kui nad liiguvad, siis antakse neile teed. Kui on kodukoera omanik, siis ta võtab selle eemale, sest et kui ikkagi tuleb Samet Saarmas sinna tema juurde, äkki see video läheb käima isegi, kui reklaam läbi läheb, kas selle skipi peale saab kuidagi vajutada või ei saa? Ei saa. Vaadake YouTube'is on nii lihtsam. Okei, võtame selle pildi eest ära. Aga mis tähendab see, et selline loom saab ühes linnas olla? See tähendab tegelikult seda, et selles linnas on keskkonda hallatud nii, et seal on ökosüsteem, kes tippkiskjat toetab. Ühesõnaga, nendes vetes on olemas küllaldaselt toitu, et ta saab seal püsida. Ehk siis, kui me tahame loomasid linna saada, siis me peame seda hoopis laiemalt vaatama, me peame vaatama suurt tervikut. Ja mis on paratu selle juures on ka see, et tuues selle ökoloogilise mõõtme sinna sisse, me ei saa kõike kontrollida. Me peame andma juurde mingeid vabadusastmeid. Vabadusastmeid toimetada elus loodusel erinevatel vormidel ja välja mõtlema ka need piirid, mida me oleme nõus taluma. Mulle meeldisid siin eelmistes ettekannetes selle looduslikuks viimise viisid, aga mõnikord on ka see, et mõni asi on taoline, mis võib-olla me eriti ei meeldi. Aga miks mitte võimaldada ka inimestel seda vabadusastmeid planeerimisel juurde tuua, et mingid asjad on rohkem vabad ja me oleme isegi valmis selleks, et mis toimub, on midagi taolist, mis ei ole ette määratud, et ta peab kindlalt taolisel viisil toimima. Ja viimane asi, mis ma tahaksin siin rääkida, on selline naljakas asi, mida nimetatakse sissiaianduseks, geriljaaianduseks. Tehakse sellised pallid. Selle palli sees, mis on 1/3 oli savi, 3/3 on mulda ja sisse on pandud seemned. See on viimasel maailmas väga laialt levinud. Ja inimesed, kes tahavad, et kõik ei oleks kontrollitud, nad käivad ringi ja panevad vaikseid neid kuhugi teatud kohtadesse maha. Ja ootamatult hakkavad seal looduslikud taimed kasvama. Mitte kõik, mõnikord nad surevad ära, sest et see on elu tavaline osa. Aga võimalik, et meil tasuks propageerida taolist määramatust. Mingit asja, kus on mingi vabadus, kas see asi hakkab kasvama või ei hakka kasvama. Ja muide, see toimib ka Eestis salamisi, aga neid asju võiks proovida toetada, sest niimoodi me saaksime juua tuua natukene vabadust ja ökosüsteeme meie keskkonda siin linnas. Aitäh! Aitäh, Tiit!
võta mikrofon kohe siia kaasa ka. Et aitäh veel kord meie armsatele panelistidele. See vestluspaneel jääb meil küll õige põgusaks, et me saame ainult võib-olla mõned kokkuvõtvad remargid öelda, aga sellest oli väga asjakohad, sisukad ettekanded. Tiidu selle ettekande esimese osa juures mul jälle tuli meelde või kuidagi assotsieeris, et me oleme sellises kohas, kus mul tuleb meelde see Star Warsi tegelane Yoda, kes ütles, et we have to unlearn what we have learned. Et eesti keelde võib-olla raske tõlkida või nii tabavalt, aga et mõte siis umbes see, et õppimiseks tuleb unustada õpitu. Et minu meelest maailm on jõudnud üsna sellisesse kohta, et me oleme suure väljakutse ees, et kuidas ikkagi edasi minna kõige selle kliima ja looduse ja keskkonnakatastroofi tingimustes, et kus ühest küljest meil põrkuvad nagu sellised kaks vastandit, et ma ei tea, parim maja on ehitamata maja ja teisest küljest on ka selline fakt, eks ju, et pole betooni, pole lepingut, et kuidas me selle kõigega hakkama saame, et arhitektuurdistsipliinina on praegu tohutu surve all ja erialasiseselt otsitakse hästi palju viise, et kuidas edasi minna. Ja kõige selle juures me tegelikult oleme ju harjunud kasutama sihukest retoorikat, et me kõike seda teeme silmas pidades loodust, aga siin tegelikult peaks olema aus, et loodusel ei ole inimest vaja. Küll on aga selgelt vastupidi, ja kui meie kui liik ära kaome, et siis loodus läheb ju probleemita siit edasi, aga meie ilma looduseta kuidagi hakkama ei saa. Et seega me ikkagi kõik see keskkonda puudutavad teeme eelkõige praegu inimkonna jaoks, et meie kestma jääksime ja me peaksime seega olemasolevat keskkonda hoida ja alati ei olegi ilmtingimata vaja hakata uut looma, vaid just seda olemasolevat hoida ja väärtustada ja vormida siis keskkonda, mis hakkaks meid edaspidi sobivalt vormima. See ongi natuke nagu muna ja kana küsimus, et meie vormime keskkonda, mis siis edaspidi vormib meid. Et kumb ennem on algus saanud, see võib olla ka oluline, aga ma jõuan ka nüüd küsimuse juurde, siuke kokkuvõtliku, et kõigilt teilt võib-olla paluksin siuke nagu oma professioonist siis lähtuvalt, ma ei tea, 3 märksõna või lähtekohta, eks ju, et kuidas me peaksime ruumiloomet ja keskkonda suunama meie ümber, et see hakkaks tulevikus siis meid sobivalt kujundama, et kuidas me peaksime seda tegema või mida silmas pidama, ja me võime rääkida siin küsimust laiemalt või puhtalt ka hundipea näitel, et kuidas teil endal sobivam on. Kuna mikrofon Tiidu käes, siis lähme äkki siit kaudu. Jah, ma olen hästi ruumikauge inimene, et ma võin fantaseerida ja rumalusi rääkida. Aga seesama, mida ma ennem tulin välja ka käisin, et äkki ruumiloomes peaks ikkagi ette andma seda teatud vabadust ja mitte proovida kõike kontrollida, et kuskil võiks olla natukene ka kaost, natukene ootamatust, natukene seda, mida me ei oska ette hinnata ja ette oomata, et see nii tuleb, et see võiks teha head. Ja see, mis puudutab nüüd seda inimese ja looduse vahekorda, me oleme looduse osa. Me lihtsalt peame ümber tõlgendama oma vahekorra sellega, mis meie ümber on keskkond. Aitäh. Aitäh. Ja kuidas siis valgustuse mõttes ruumiloomesse selle kontekstis suhtuda, et kindlasti me peaksime, nagu iga inimene, kui ta läheb ja kogeb uut kultuuri mõnes tema jaoks võõras riigis, siis ta esimese asjana üldjuhul üritab kohaneda kultuuriruumiga. Ehk siis, et kui meie hakkame looma täna ruumi, siis me peaksime ka oma kodumaal kohanema selle kultuuriruumiga. Me peaks omale selgeks tegema, millised liigid seal
taimeliigid seal kasvavad, millised loomad seal elavad ja võtma arvesse seda, kuidas nad näevad valgustuse kontekstis näiteks ja jätma ka nendele ruumi ja arvestama nendega, et võib-olla teha nii, et kõigil oleks võrdselt hea. jah. Ja võib-olla tooks siis need 3 mõistet. Elukesksus võtaksin sult siit kaasa. Minu meelest väga hea, oluline termin ja tegelikult ma arvan, see siiski eeldab teatud kontrollitust, sest et kõik inimesed siiski vajavad privaatse ja ühise väljajoonistamist ruumis. See on modernismi suur probleem, et seal see puudub. Miks seal on nii raske seda elu tekitada või tekkida? Et me vajame nii kaitset, seda baastasandit, kaitset kas või siis ilmatingimuste eest, ma ei tea, autode eest, vägivalla eest. Me vajame mugavust ja 3. tasand on meeldivus, eks ole. Aga võib-olla see, millest Tiit rääkis, seda ma nimetaks võib-olla säilenõtkuseks ja pehmuseks. Ehk siis ruum peab olema kogu selle ettemääramatusega tegelikult reageerima suuteline ilma, et nii-öelda katki minna ehk siis mitte toimida. Ja viimaseks võib-olla selles digitaalses ajastus, ma arvan, ruumi puhul A ja O on ikkagi füüsilisus, päris kogemus, liikumine, ise tegemine, katsumine, proovimine, et just läbi füüsise. Ja mina siit olen nõus kõigi eelpool kõnelejatega, aga lisan veel, et me peame olema valmis kohanema muudatusteks ja mõnikord ka oma õpitud või mingeid harjumuspäraseid vaateid muutma, kui see elu meilt seda nõuab ja ära kuulama ka teiste inimeste, spetsialistide arvamusi ja nende vaatenurki, et mitte jääma selle, et jah, et see on nii, ma olen seda õppinud ja see peab nii olema. Tegelikult meie keskkond kogu aeg muutub ja nagu siin on ju, me oleme rääkinud, et me ei tea ju, mis tegelikult täpselt tuleb. Me peame olema valmis sellega kaasa minema ja vastavalt sellele ka oma valikuid kujundama. Aitäh teile ja sellise kiire ja ülevaatliku sissevaate eest, et hästi kiire kontsentreeritud paneel meil oli ja me põhimõtteliselt mahtusime graafikusse. Aitäh! Jah, plaksutage ära, siis ma räägin. Ma jätan need samad gerilla jõnnikesed või kuidas tahate siia, et kes tahab, võtke kaasa. Ja mingisse kohta oma kodu lähedal lükake see maa sisse ja vaadake, milline selle kohaga teil tekib teine suhu. Teil ühel hetkel tekib huvi, et mis sinna kasvama on läinud. Need on Eesti taimed, aga kes tahab, võtku. Aitäh!